Minu nimi on Rico Veskiväli ja tänases videos vaatame otsa Marsi arhetüübile ehk siis Marsi planeedile. Räägime temast kui sõjajumalast, võib-olla saab ka temasse kuidagi teistmoodi suhtuda. Tänane video siis keskendubki just Marsile ja Marsi arhetüübile. Siin on siis Marsi see astroloogiline glüüf. Ja sellel kanalil siis me hakkame siin ka aeg-ajalt tutvustama planetaarseid arhetüüpe, vaatame neid siis sellise vana nurga alt, vaatame neid uue nurga alt, loome siis sügavamat suhet nende 10 planetaarse arhetüübiga. Ja hakkame pihta, et täna siis keskendumegi Marsile. Siin paar videot tagasi me rääkisime Saturnist rohkem, Saturni tsüklitest. Ja Marss ja Saturn on ka sünnikaardis siis just need sellised raskemad tegelased ja nende raskemate tegelastega ongi olulisem suhet luua. No kui siin sünnikaardis korra näidata, siin peaks olema, võtan siit enda sünnikaardi teile ette, et siin on siis näha näiteks, et minul siin sünnikaardis on Marss siin allpool ja siin on näha, et ta on siis näiteks opositsioonis Uraaniga, Uraan on siin tema vastas ja ta on siin kvadraadis siis Merkuuri ja Päiksega. Seda me siis saamegi teha, et kui me õpime tundma näiteks, mida tähendab Marss, Marsi planetaarne arhetüüp, milline on näiteks Marsi asetus meie sünnikaardis või näiteks ajaloos, teiste inimeste sünnikaartides või siis selles maailma horoskoobis, et kui Marss võtab seal üleval selliseid konkreetseid aspekte, ehk siis neid suhteid siin, need jooned siin moodustavad siis neid aspekte ja neid suhteid siin planeetide vahel. Et kui Marss võtab seal teatavaid nurki, et siis mida see tähendab, kuidas see Marss siis esile tuleb. Aga täna siis selline sissejuhatav jõud või sissejuhatav selline kursus või väike loeng, väike video siis Marsist ja Marsi puhul see ongi see teema, see glüüf juba annab hästi palju sellist informatsiooni, et ta on selline odakujuline noolega üles ja see selline suund, selline terav suund nagu oda on, et see on temaga juba ammusest ajast kaasas olnud ja selline juhtmõte siis sellel arhetüübil ongi, ta on siis seotud hästi palju sellise jõuga, force inglise keeles. Aga hakkame edasi liikuma siit, et siis räägimegi täna Marsi arhetüübist ja vastame siis küsimusele, kes on Marss, õpime tundma Marssi, eesti keeles veel on see planeet on siis 2 S-iga. See jumal on 1 S-iga. Aga Marss siis astroloogias. Kui astroloogia peegeldab elu ja ka elu osasid, mis on rasked, siis peab olema planeet, mis räägib sellest mingil määral, nendest rasketes elu osadest siis, et mäletame Saturnist rääkisime, Saturn on ka pigem selline raske, kuulus selline ütlus, et kui saaks valida mingeid elukogemusi, kui saaks valida oma elukogemusi, siis neid Saturni omasi väga ei valiks. No ja siis Marss ka on selline, ütleme siis võib-olla nagu raskem osa elust, aga mitte täielikult. Aga see ei tähenda, et Marss on täielikult selline või alati seda näitab või et planeet ise on paha või kohutav. Ehk siis, kui me vaatame siin ka näiteks Marssi, reaalselt Marsi taevas või siin sünnikaardis, et siis ta ei ole siin nagu üheselt halb, vaid et tal on palju neid omadusi, tal on palju, kuidas öelda, siis neid külgi, kuidas ta saab avalduda, aga et teda siis ära tunda, et siis tuleb nagu natuke teda siis tähele panna seal taevas ja õppida tundma teda. Marss siis, see võib tähendada mõlemat, pigem esindab see äärmusi, aga see võib tähendada nii väga häid kui ka rasked asju, ehk ta on selline duaalne, ta on need mõlemad pooled, nii see plusspool kui see miinuspool. Siin siis Marsi pilt, ta on selline punakas planeet, taevas punakas täht siis või punane täht. Ladina keeles siis, kus siis meie ka, ütleme siis astronoomia või kuidas meie kõik tunneme seda planeedi nime Marss on, et see tuleb siis sealt roomlastelt või ladina keelest, sõjajumal. Ja Marss on selline sõna, mida kõik teavad, et kui keegi tuleb näiteks sünnikaardi lugemisele või hakkad kellegile rääkima, et Marss, siis kõigil on esimene mõte tulevad, et see on ju see sõjajumal, eks. Et meil kuidagi seostub ajus see Marss selle sõjakusega või sõjaga. Ja siin praegu ongi siis 11.23 see kellaaeg, mida mina siin seda videot salvestan 22. märtsil ja siis siin on taevas näha ka, et see Marss on siis siin Merkuuril lähedal
kui võtame siit selle maailma horoskoobi lahti ja paneme siia need planeedid peale, no siin on siis näha, et Merkuur on siin taevas, Marss temast vasakul ja kui võtame selle reaalse taeva lahti, et siis on ka näha, et Merkuur siin taevas ja Marss temast vasakul, noh, Päike ja Saturn siin lähestikku, Neptuun, et seda on ka siis siin näha, kuidas see Päike, Neptuun ja Saturn on üksteisele üsna lähedal. Aga hetkel siis taevas ongi Marsi ja Merkuuri see ühendus või konjuktsioon, see tähendab seda, et nad on taevas koos ja siis Marss on siin trigoonis Jupiteriga. Jupiter on siin hetkel just tõusmas minu selle video salvestamise ajal, et siin on see tõusupunkt ja siin siis Jupiter just taevast tõusmas, et siis korra teil näete ka, et siis Marsi ja selle, no siin Jupiter just idapunktist, siin idast just tõusmas, ehk siis selle Marsi ja Jupiteri vahel on see trigoon, mis on 120 kraadi ja see on selline harmooniline suhe. Aga ma räägin sellest kohe varsti juurde, kõigepealt siis kirjeldame teile natuke seda Marssi kui ennast. Noh, kreeklased tundsid teda siis sellise jumala nime järgi nagu Ares, see oli siis nii-öelda selline nagu lahinguvaim kreeklastel. Ja Anishinaabe indiaanlased kutsuvad Marssi siis punaseks maaks, noh, tänu sellele, et ta on siis taevas selline punakas täht, et kui väga hästi teda silmaga näha ka, et soovitan seda teha, kui siis Marss on öösel näha, siis minge vaatama, otsige see Marss sealt taevast üles, siis te näete ka teda sellise punaka tähena. Ja siis sellest ma rääkisin seal Saturni videos ka, et siis ütleme selline loodusrahvaste teadus või indiaanlaste teadus, et nemad nimetavad asju nii, nagu nad neid näevad, et nende jaoks Marss ei ole siis mingi sõjajumal või seotud kuidagi sõjaga, vaid et nad nimetavad asju nii, kuidas nad näevad ja siis nemad on võib-olla siis sellises rohkem siis nagu visuaalses, reaalses suhtes ja nimed tulevad just sellest, kuidas nad neid näevad ja võib-olla selles on ka suur võti nimetada siis neid planeete just selle järgi, kuidas me neid näeme, mitte siis võib-olla omistada neile selliseid nii-öelda sõja asju. Aga ma räägin sellest veel juurde ja noh, arhetüüp siis jõud või selline baas põhiolemus on temal, siis ta on hästi palju jõuga seotud, selline liikuv jõud. No siis tal on natuke sellist füüsikalisi kirjeldusi teile ka natukene, et 687 päeva orbiit, no planeet Maal on siis 365 päeva, eks see on Päikese poolt 4. planeet, ehk siis ta on meist Päikse poole või ta on meist eemale ja Veenus on meist Päikse poole, ehk siis meie oleme siin piltlikult siis selle Marsi ja Veenuse vahel ja kutsutakse siis punaseks planeediks, planeedi pinnal laialt levinud raudioksiid annab selle punase värvuse, rooste värv. Diameeter on siis, ütleme, planeet Maa on seal umbes 12 000 kilomeetrit, et siis ta, noh, ütleme, laias laastus on ta poole väiksem kui planeet Maa, pinnatemperatuur -65 kraadi, noh, neid kõik asja tuleb meeles hoida, sest et kohe varsti vist tahetakse Marsile linna ehitada või inimesi sinna saata, et täitsa üritatakse sellest ka siis võib-olla siis sellist kodu moodustada või kodu teha, eks. Aga Ares siis natuke nendest lääne tsivilisatsioonist tulnud põhi-Marsi tähendustest ja millega siis võib-olla siis tänapäeval Marssi kõige rohkem seostatakse, ongi just see sõda ja sõjajumal. No siis Ares oli Vana-Kreeka mütoloogias sõja ja lahinguvaim. Peajumal Zeusi ja jumalanna Hera poeg. Mäletate siis, et Zeus oli siis kreeklaste Jupiter, vastas siis selle Jupiteri planeedile. Ta asendas brutaalse sõjapidamise ja tapmise vastumeelseid, ta esindas brutaalse sõjapidamise ja tapmise vastumeelseid aspekte. Noh, jälle selline võib-olla siis sõda ja tapmine kreeklastele, eks, seoses Marsiga. Tema kaasjumalad ja isegi tema vanemad ei armastanud teda eriti. See on siis Iliase 5. raamatust. Ares pani Zeusi ja Hera mitmel korral piinlikku olukorda, oma vanemad siis oma suhtega Afroditega, ülemäärase vägivallaga ja troojalaste toetamisega Trooja sõjas. Kuid mitte kõik ei vihanud Aresit, militaristlikud spartalased ja traaklased kummardasid teda. Ehk siis hästi oluline meeles hoida, et kreeklastel siis Ares ei olnud väga selline nagu heas seisus, nagu me siin näeme või loeme. Aga samal ajal siis spartalased või traaklased, noh siis väga sellised militaristlikud ühiskonnad või sellised linnriigid, eks. Et nemad siis, nendel oli see sõjajumal, oli see number 1 jumal.
ja see on jällegi väga märgiline, et kui näiteks spartalased, noh, me kõik teame siis, ma ei tea, seal filmi 300 või spartalased siis sellised väga-väga sõjakas linnriik või selline ühiskond, ja siis nende see peajumal, keda nad kummardasid, oligi see Mars, eks, või see Ares või siis see Marsi planeet. Et jälle sellised sügavad seosed siis taeva vahel ja selle vahel näiteks, mismoodi siis keda nad siis kummardavad, oli siis otseselt seotud ka sellega, mismoodi nemad siis nagu väljendasid ennast siis siin all, eks. Ehk siis see astroloogia, see igivana põhimõte, et kuidas ülal nõnda all või see, kuidas me oleme seal üleval selle ülailmaga suhtes, et see ka hästi palju siis, ma ei tea, loob või disainib seda, mismoodi me siin all toimetame. Et kuidagi see ülemine alumine hingab koos. Ja noh, ma arvan ka, et see võib-olla see kaasaegne astroloogia või see uus ajastu, kuhu me liigume, et me hakkame ehk looma sellist uut suhet selle taevaga. Noh, et ühelt poolt me hakkame reisima sinna, aga teiselt poolt siis ütleme selline astroloogiline edasiareng. Et hästi oluline on siis ka, ma arvan, üle vaadata siis seda suhet, kuidas me sellega seal üleval suhtes oleme. Ja siis muidugi see indiaanlaste pool on hästi huvitav, et näiteks, et see punane maa või teda selliseks punaseks maaks hoopis kutsuda. Või selline, noh, äkki saab temast kodu, on ju, osadel inimestel, et võib-olla selline teistsugune suhe Marsiga ehk annab ka meile siis võib-olla sellisest sõja, sellisest jumalast nagu eemale liikudeks. On selline idealistlik mõte. Nii, Mars siis Rooma sõjajumal. Roomas oli siis Mars jällegi tähtsamal kohal, tähtsuselt siis teine pärast Jupiteri, kuna roomlased olid väga sõjakad, siis jällegi Marsi selle tähtiseks. Rooma kirjanduses oli ta Rooma sõjas uhke rahvakaitsja. Oda on Marsi relv, mäletate siis tema seda astroloogilist glüüfi, selline oda, lihtne meelde jätta. Oda on siis Marsi relv samamoodi nagu Jupiter kasutab välku, Neptunus kolmikharku ja Saturnus vikatit või sirpi. No siis nende järgi on ka võib-olla hea meelde, et Neptuuni kolmikhark on siis ka Neptuuni see astroloogiline glüüf ja siis Saturni astroloogiline glüüf on selline vikat. Et nende järgi, need on ka vanad, hästi vanad sümbolid, et siis nende järgi on ka ehk hea meelde jätta. Nii, aga nüüd vaatame siis selliseid ajaloolised allikaid, ehk siis ajaloolisi siis selliseid võib-olla kõige kuulsamaid astrolooge siin viimase 2000 aasta jooksul, antiigist kuni renessanssini või isegi tuleme siia kaasaega lõpus välja. Ehk siis selliseid vanimaid astrolooge, me läheme sinna aastasse siis 200-300, läheme sinna keskaega 700-800 ja siis sinna 1500-1600. Vaatame kuulsamaid astrolooge ja kuidas nemad siis on Marsi kirjeldanud. Ja siis läbi selle ka ehk me saame siis rohkem lähemale siis sellele Marsi arhetüübile. Ja esimene selline filosoof, keda me siin vaatame, Porfüürius 3. sajandist oli siis Foiniikia selline teadlane või filosoof ja neoplatonistlik siin tema selline kujutis. Tema siis nimetas Marsi selleks tuliseks täheks. Fiery star, tuline täht. Ja muidugi siis kõik need planeed seal üleval, neid nimetatigi vanasti ka just nagu tähtedeks, sest siin maa pealt vaadatuna nad paistavadki Merkuur, Mars, Saturn, Veenus, Jupiter, et nad kõik paistavad sellist tähtedena seal üleval. Ja siis kõneleb siis või kirjutab siis Porfüürius, et Aarese täht on tuline ja verepunane ning sarnaneb paljuski märgistusrauaga, no siis see, millega seal neid loomi märgistatakse, eks. Ta valitseb meie tulisemaid verd, sigimisimpulssi ja naiste viljastumist, tegusid ja ohte, elujõudu ja viha, julgust ja vägivalda, hoolimatud suhteid ja teravat kannatust, sõjalisi ekspeditsioone ja sõda, rauda ja löömist ning kõike, mis toimub kiiresti ja paanikas. No, et kui me nüüd loeme neid kirjeldusi, siis me nende kirjelduste taga siis hakkame tajuma siis seda Marsi olemusteks. Et see on ka see arhetüüpne astroloogia, et otseselt iga see kirjeldus otseselt ei ole nüüd konkreetselt see Mars, eks, aga see omaduste kogum ongi siis see nii-öelda see arhetüüp ja see arhetüüp on selline anum. Et me saame nendes kirjeldustes me saame ära tunda sellist teatavat sarnasusteks. Nii, siis on kommentaar sellele Porfüüriusele, et kohe alguses on näha, et Marss on dramaatiline, sellel on kalduvus dramaatilisusele ja äärmuslikkusele. No siis me näeme, et siis Marss on selline dramaatiline tegelane, eks, nendest kirjeldustest.
nii, aga siis liigume edasi, on siis see kuuma pliidi näide on ka, mida ma siis tihti toon sünnikaardi lugemisel. Et Marsil on kõik viha ja impulsiivsuse konnotatsioonid. Marss on reaktsioon, mis tekib, kui paned käe kuumale pliidile. Sa ei istu seal ja mõtle filosoofilise tagajärgede üle, sa lihtsalt reageerid mõtlemata tavaliselt vandudes. Ehk siis Marss on selline reageerimine ja veel selline instinktiivne mõtlematu. Nüüd paned käe kuuma pliidile, tõmbad ära, sa ei mõtle seal, sa lihtsalt reageerid. Mõnikord elus või kui sa hakkad kellegiga vaidlema, siis pärast sa mõtled, et kuidas see vaidlus kõik tekkis, see kuidagi võttis haaras sinu üle võimu, sa hakkasid lihtsalt tegutsema, teinekord mõtlematult. See on jälle väga selline marsilik. Vandumine siis, ropendamine, kõik sellised ropud sõnad, siin autoga sõiteseks või taasta see ropp sõna tuleb ka siis sellises situatsioonis, kus siis ta niiviisi nagu lendab välja, eks. Ka siis selline jõud, selline mõtlematu tegutsemine, marss, agressioon, viha, kõik sellised asjad. Aga siis kommentaarid, aga teisest küljest võib see olla ka see kirg, mis sunnib sind tegutsema, mis paneb sind hommikul voodist üles tõusma. Äärmuslik vaim, mis ei ole ehk inspiratsioon, vaid energia ja elujõud ning suunatus, mida kogetakse tegevusele provotseerimisena. Ehk siis ta võib olla ka selline tegutsemine, kaitsmine, voodist üles tõusmine, selline vaim, energia, elujõud, suunatud tegevus. See kõik selline marsi nagu see plusspool, eks. Selline tegutsemine, julgus. Nii, punane värv siis, kuna ta on siis taevas ka selline punakas täht, siis siin aegade algusest on siis teda ka siis selle punasusega seostatud vere ja kõikide selliste asjadega. Et siis see punane on, mis on väga siis selline marsile omane ja kui siis Veenus ja Jupiter on need kaks valget säravat tähte, aga Marss on punakas täht. Ehk siis nagu me teame, siis Veenus ja Jupiter on need kaks kõige eredamat, Veenus kõige eredam täht ja Jupiter ka see suur ere, siis Marss on selline punakas. Kogu planeet on kaetud punase liivaga, roostetunud punaka välimusega, mis tõttu punane on Marsi puhul domineeriv teema, ehk siis võib-olla üks asi, mis meelde jätta Marsi puhul on see võib-olla see oda, eks, teine on see punane. Ja seda me siis näeme muidugi siit reaalsest taevast ka tema puhul, eks. Siin veel need Marsi kuud, Phobos ja Deimos, nendest tuleb ka varsti räägin juurde natukene. Isegi tänapäeval kasutame väljendid nagu näeb punast, see on võib-olla inglise keeles rohkem seeing red. Inimene on väga vihane või raevus tulvil, kui inimene läheb ka punaseks, kui ta läheb vihaseks, eks. Veri hakkab keema. Ehk siis see keev veri on ka võib-olla siis see nagu marsilik osa, eks. Põletik ja liikumine, siin on siis jamblikusest natuke mõtteid, see on ka siis üks 3.–4. sajandist filosoof. Ehk siis Saturnist me eelmine kord rääkisime või siin paar videot tagasi, et Saturn tõmbab asju kokku, Marss aga provotseerib neis liikumist. Materiaalsete asjade tasandil võtab vastuvõtlik anum ühe vastu jäikusena ja külmusena, jäikus ja külmus on väga Saturnilik, teise aga põletikuna, mis ületab mõõdukuse. Ehk siis Marss on selline keev, põletav. Kohe siin näeme neid füüsilisi näiteid ka. Nii siin jamblikus siis veel, jamblikuse kommentaarid siis sellele Marsile. Ja Veenusele ka natuke, et Veenus esindab harmoonia arhetüüpi, asjad, mis ühendavad, toovad kokku. Üks, et siis ma räägin teile kindlasti rohkem ka sellest Veenusest, kes on Veenus ja Veenuse arhetüübist ja mida ta siis kõike esindab, näiteks sünnikaardis või meie eludes. Ja Veenuse Marss on omavahel hästi tugevalt põimutud ka, et seda tasub meeles hoida. Aga Marss siis tähistab vastupidist, asju, mis ei ole harmoonilised, mis jagavad, lõhuvad või eraldavad. Ehk siis Marss võib olla selline mitteharmoonia. Veenus võib olla selline kaunid laulmine, siis Marss võib olla ka võib-olla siis selline nagu kõvasti ja mitte nii ilusasti laulmine. Nii, Vettius Valens siis. Vettius Valens on siis Aleksandria linnast pärit, kuidas siis võib öelda, astronoom, astroloog ja tema teos siis antoloogia on vanim säilinud kirjalik teos, kus on siis vanimad kirjeldused planeetide tähendustest ja ka tähtkujudest ja aspektest. Ja see on siis inglise keeles olemas ka, vana-kreeka keeles tõlgitud ja seal siis umbes siis 2000 aastat vana või 1800 aastat vana
kirjeldused siis planeetidest ja loeme siis natuke ette siin neid Vettiuse Valensi kirjeldusi Marsist, et siis läbi selle saame ka rohkem teadlikuks näiteks, et kuidas siis juba näiteks 2000 aastat tagasi, kuulsas Aleksandria linnas kirjeldati siis Marsi. Marsi täht tähistab vägivalda, sõdu, rööve, ülbust, abielu rikkumist, vangistust, viha, võitlusi, vihkamist, kohtuvaidlusi. Ta toob kaasa vägivaldsed mõrvad, haavad ja verevalamised, palavikuhood, haavandid, põletikud. Üsna siis selline karm tegelane, eks. Konstruktiivsemas mõttes inimesed, kes töötavad ametites, kus vägivalda kasutatakse tööriistana, sõdurid, sõjaväeteenistus, need, kes töötavad tulega või rauaga, kes töötavad oma kätega, müürsepad. Ehk siis sellised sõdurid, sõjaväeteenistus, siis kõik need ametid, tulega, rauaga töötamine, kätega töötamine, millegi tegemine, füüsiliselt, müürsepad, kõik siis Marsi all. Siis natuke jälle huvitavaks, et kuidas siin 2000 aastat järjest, 2000 aastat tundub pikk aeg meie tsivilisatsioonile, aga ma arvan, et sellises suures plaanis ei ole see nii pikk aeg. Et siin ma arvan, et on olnud palju rohkem tsivilisatsioone, kui me oskame endale ette kujutada, et lihtsalt see peavoolu ajalugu räägib meil ühte lugu. Ja muidugi sellised faktipõhisest maailmavaatest ei olegi väga mõistlik lahti öelda, et teaduslikkus on väga oluline ja teaduslik meetod, aga kindlasti on see projekt palju vanem, see inimkonna projekt, kui me siin arvame. Ja ütleme, 2000 aastat on üsna sarnased jutt või see Marsi arhetüüp on seal taga ära tuntavaks, vähemalt selle praeguse tsivilisatsiooni oma, selline sõjakuseks. Nii, see Abu Mashar 9. sajandit seal siis kui ütleme Kristus hakkas laialdaselt levima, võeti Rooma impeeriumi siis selliseks valitsevaks usundiks või Kristusest sai selline domineeriv religioon, siis ka astroloogia nii sellisest nagu lääne diskursusest või sellisest mõttemaailmast liikus rohkem välja ja siis ta kolis sinna islamimaailma. Ja siis islamimaailmas arenes edasi, ütleme siis see astroloogiline selline kese või selline tippastroloogia siis toimuski just islamimaailmas. Ja Islandi kuldajastult siis pärit selline Abu Mashar, tuntud matemaatik ja astronoom ja väga kuulus islami teadlane. Algus oli suur astroloogia skeptik, nagu paljud inimesed on, aga siis temast sai suur astroloogia pooldaja. Tema siis kirjeldused Marsist, kuum, kuiv ja tuline. Mars sümboliseerib noorust, jõudu, vaimset teravust, kuumust, tulekahjusid, äkitselt toimuvaid sündmusi, võimsate vaprat kuningat, sõdureid, rõhumist, sõda, tapmist, julgust, sitkust, kuulsuse ja auastme otsimist. Ta viitab karistamisele, ahelatele, viha, raevule, hoolimatusele, südame jäikusele, kiirustamisele. Jälle hakkame siis tundma, et siis jõudsime siit, läksime ütleme 900 aastat edasi või 800 aastat edasi. Ja Marsi kirjeldused jälle üsna sarnased on ju siin kuulsate astroloogide sulest. Nii siis väike kommentaar siia juurde, et liikumine ja keha on Marsi põhilised tähendused. Siis võib-olla, kui me siin jätsime meelde selle oda, jätsime meelde selle punase värvi, siis liikumine ja keha, füüsilisus on siis Marsi põhilised tähendused. Et mis ma üritan teile teha ka, et siis nii-öelda see Mars siin sünnikaardis või see Marsi arhetüüp, et me saame siis selle punase tähega siin rohkem tuttavaks. Siis need baasasjad, see punane, see oda, see liikumine, see suunatud jõud, see füüsilisus, see keha. Need on sellised nagu baasasjad Marsi puhul. Nii, siis võib-olla kuulsam astroloog nüüd siin esimene Inglismaalt ja ingliskeelne ja tema selline teos nimega Christian Astrology. William Lilly siis oli siis ütleme kuningliku õukonna või kuningliku perekonna ja üldse siis Inglismaa selliste aadlike kõrgema kihi astroloog, väga-väga tuntud Inglismaal. Ja tema siis esimene ingliskeelne teos astroloogiast aastast 1647, siis tema kirjeldused Marsist. Inimesed, keda Mars tähistab türannia või rõhumisega valitsevad printsid, türannid, armeekindralid, sõdurid, arstid, kirurgid, alkeemikud, lihunikud, sepad, pagarid, relvameistrid, avemajajad, kokad, hasartmängurid. Siis konkreetselt sellised inimesed, eks. Sõjas ja julguses võitmatud,
no võib-olla need inimesed, kellel siis sünnikaartides on siis võib-olla Marss hästi tugevalt asetatud, võivad siis sellised omadused olla. Ja siis muidugi tuleb nagu meeles öelda, et kõik need näited, mis ma siin olen toonud, William Lilly, Abu Mashar, Vettius Valens, need kõik olid astroloogid, nad kõik tegid selliseid sünnikaarte nagu siit astrotark.ee äpist saab vaadata, mida ma siis tegin siia Eesti inimestele, et siin saad ise oma sünnikaarti vaadata, oma sünnikaardi kirjeldusi, minul on siin näiteks Merkuur kvadraadis Marsiga, noh, see tähendab seda, et siis minu Marsi ja Merkuuri vahel on 90 kraadi, see on selline tugev aspekt, selline teatav pinges aspekt, see siis Marss siin aktiveerimas minu Merkuuri, no ja pigem siis, kui on tegemist näiteks siis nende punaste seisundega, siis pigem just ta on aktiveeritud siit sellest varju poole pealt, kuigi samal ajal, kuigi ei ole nii, et on ainult halb või on ainult hea, vaid nad on ikkagi niiviisi omavahel põimutud, aga noh, siis Merkuur on seotud mõtlemise, rääkimise, meele, intellektiga, no ja siis Marss tuleb sinna juurde siukses konfliktses seisus, noh, kuidas see võib siis väljenduda, on selline vaimse aktiivsuse kiirenemine ebamugavale tasemele. Kerge manikaalne potentsiaal, vaimne või füüsiline pöörane ringi jooksmine. No võib-olla siis see Marss siis aktiveerib seda oma siis jõulisusega siis seda Merkuuri mõtlemise poolt, eks. Agressiivne mõtlemine, rääkimine, sõitmine, liikumine, teravus suhtlemisel, no et siis inimestel, kellel on siis näiteks Marss siin Merkuuriga või mõne muu planeediga, et siis tasub olla teadlik sellest, et mismoodi siis näiteks sinu enda sünnikaardis sinu Marss on. Mismoodi see sinu, see Marss, see tegutsemise, see julguse, see mõtlematu reageerimise, agressiivsuse, tegutsemise, vastuhakkamise, kaitsmise, nii-öelda see jumal või arhetüüp, et mismoodi ta nüüd sinu sünnikaardis siis väljendub, eks. Et seda saab siin astrotark.ee lehel teha, väike reklaam ka siis. Nii. Siis halvad kombed Marsi puhul. Tuulepuhanguna kõikuv, reetur, rahutu vaimuga, impulsiivne, ebainimlik, reeturlik, raevukas, vägivaldne. Noh, kõik sellised negatiivsemad pooled ja selles vanemas astroloogias on ka hästi palju seda, et näiteks kui ongi, ütleme, see vanem traditsionaalne astroloogia, ütleme, enne siin seda eelmist sajandit, et siis tihtipeale ongi, et Saturn on siis hästi-hästi paha, Marss on hästi-hästi paha. Et just need pahad tüübid on nagu hästi-hästi pahad ja siis need head on just hästi-hästi head. Aga see kaasaegne mudel ei ole päris nii nagu üheülbane, et siin nagu siin näha, et sellel Merkuur Marsis kvadraadil, mis minul on, eks, et siin tegelikult on ka see potentsiaal, et ma ei tea, digitaalne osavus, kiire rääkimine, kiire mõtlemine, hea väitleja, jõuline kirjutamine, võime esitada kaitsta oma ideid jõuliselt, noh, et kui see arhetüüp on või kui see kombinatsioon on hästi väljendunud, siis tal on tugev potentsiaal ja kui ta on paigast ära või ta on nagu kehvasti väljendunud, siis ta on just siin varjupool. Ja seda saab siis muidugi iseendas ära tunda ja siis läbi selle saab ka muutuda, et see arhetüüpne astroloogia ei ole selline pitsat sealt üle alla, et nüüd sa oled selline ja eluaeg oledki selline, vaid et see on ikkagi selline nagu isiku arengule suunatud. Nii, aga nüüd hakkame siis võib-olla sellest Marsi sellisest traditsionaalsest osast edasi liikuma ja lähme siis selle Veenuse Marsi juurde, sest see on selline igipõline dünaamika, mis siin maa peal on olemas, et ühelt poolt on siis see kuu ja päikese selline igipõline duaalsus, eks, et see päev ja öö ja väline ja sisemine ja valgus ja pimedus, aga teine poolt on ka Veenuse Marss on siis see sõdalane ja see armastaja, harmoonia ja konflikt, selline hästi-hästi vana selline duaalsus või koostoime. Ja siis seda tuleb meeles hoida ka, et kui siin planeet Maa on 3. kivi päikesest, siis Marss on 4. ja Veenus on 2, ehk siis meist ühel pool nii-öelda sinna kosmose poole ongi see Marss on ja siis meist päikse poole on see Veenus. Ehk siis see on ka selline, noh, nagu füüsilisel tasandil on ka see hästi arusaadav, et miks see Veenuse Marss on siis selline igipõline kombinatsioon. No see ongi sellepärast, et meist eemal on Marss ja siis meist päikse poole on Veenus, et need on need 2 taeva keha suurt planeeti, kes on siis meist mõlemal pooleks. Nii, aga Aares ja Afrodite on siis kreeklaste see kombinatsioon, siin siis üks kuulus maal Aaresest ja Afroditest ja siin on siis veel need Cupidid või need Cupidod. Siis seal Mesopotaamias oli Tumusid ja Inanna, et siis alati on räägitud siis sõdalasest ja armastajast.
Ja siis sellest müüdist natuke siin, et Ares ja Afrodite armusid teineteisesse hoolimata sellest, et Afrodite oli abielus seppjumal Hepaistosega. Nende kohtumised toimusid salaja, kuni päikesejumal Helios märkas armupaari ja andis Hepaistosele reetmisest teada. Hepaistos sepistas äärmiselt peene, purunematu ja nähtamatu võrgu ning paigutas selle Afrodite magamiskambrisse. Kui Ares ja Afrodite järgmisel korral kohtusid, tõmbus võrk nende ümber kinni ning nad jäid teolt tabatuna lõksu. Nende lastest tuntumaid on Eros, Harmonia ning sõjatandritel Aresit saatvad Phobos ja Deimos. Müüt toob esile jumalate inimlikud nõrkused, kire, armukadeduse ja uhkuse. Nii, tuntumad lapsed siis on Eros, Marsi ja Veenuse Eros, sealt tuleb kõik sellist sõna nagu erootika. Eros ongi siis nii-öelda selline võib-olla selline kirg või selline mingi armukirg, mis on siis nende kahe laps, eks. Siin Phobos ja Deimos ma ennem teile siin näitasin, et Phobos ja Deimos on siis need Marsi kuud, eks siin saanud siis Marsi kuud enda nimed Marsi ja Veenuse laste järgi. Oletame, et kui Marsil on kunagi linn miljoni inimesega, siis neil ei ole seal ainult üks kuu taevas, vaid et neil on seal 2 tükki või isegi 3, ei ole päris kindel, aga Phobos ja Deimos 2 tükki kindlasti. Et selline müüt siis nende kahe sellisest suhtesteks. Vastaspoolused. Mütoloogia illustreerib Veenuse ja Marsi suhet üsna hästi. Veenuse tähendused kipuvad asju ühendama ja kokku tooma, Marsi tähendused kipuvad asju jagama, lõhkuma või eraldama. Enamasti, mida sa eelistaksid? Lilled ja toit on tavaliselt toredamad, ehk siis selline Veenuse pool elusteks. Aga kui oled eksinud looduses või keegi ründab sind, siis valiksid relvad ja tule. Ehk siis mingis elusituatsioonides on, ütleme, et see Veenus on võib-olla see, mida me väga sooviksime oma ellu, eks. Ilu, harmoonia, küllus, armastus, kaunid eluasjad, eks, maitsev toit, ilus kunst, ilus kodu, kõik selline, mis on harmoniseeruv, eks, me tahaks tegelikult seda, aga mingis elusituatsioonis on Marss palju-palju olulisem. Nii, aga siis natuke sellest kiirelt üle ruttavad siis sellest Veenuse ja Marsi sellest koosdünaamikast, see on selline oluline teema nende puhul, et nad toimivad kuidagi koos. Aga nüüd siis räägin teile sellisest kaasaegsest mõistmisest. Võib-olla siis selline kaasaegne astroloogia või selline psühholoogiline astroloogia või see arhetüüpne astroloogia on ka siis väga palju mõõdud just sellisest jungiaanlikust psühholoogiast. Ehk siis läbi sellise prisma vaatame nüüd seda. Ja nüüd me siin jõuame siis sellise kuulsa saksa astroloogi juurde nagu Reinhold Ebertin, võib-olla siis eelmise sajandi seal 1930-ndatel elanud saksa astroloog, üks kuulsamad astroloogia siis eelmisest sajandist ja siis tema raamatust Marsi kirjeldused. Nii, põhimõte on siis energia, psühholoogiline vastavus, tahtejõud, aktiivne energia, julgus, otsustavus, töö ja võitlemise nauding, soov midagi teha. Nii, ja siis kõik need, muidugi nüüd hakkab see psühholoogiline pool siia sisse tulema. Ehk siis jälle kõik need teemad, et kuidas teil Marss sünnikaardis on asetunud, siis kõik see, mis ma siin ette lugesin, kui nüüd Marss on mõne teise planeediga siin suhtes, siis see just hakkabki mõjutama siis ka, see teine planeet hakkab mõjutama ka siis neid teemasid elus. Nii, kui siis negatiivselt on näiteks Marss väljendunud. Energia raiskamine, hävitamise nauding, impulsiivsus, halastamatus, brutaalsus. Nii, bioloogiline vastavus, kehasoojus, lihased, sugutalitlus. See arusaam Marsist kui energiast ja tegutsemisvõimest. Mõnikord võib selline energia põhjustada ärritust või ärevust, kuid see on ka väga kasulik, kui pead tegema midagi väga ebameeldivat. Kaasaegne traditsioon on rohkem psühholoogiapõhine, vanema traditsioonid keskenduvad välistele sündmustele. Tegelikkuses on nad mõlemad olemas. Ehk siis see vana astroloogia, traditsionaalne astroloogia keskendus väga siis nagu välistele sündmustele, välise maailmale, jälgis nagu seda ümbritsevat. Siis ütleme, see psühholoogiline pool hakkas alles siia eelmisel sajandil tulema tugevalt sisse, eks Freud ja Jung ja kõik selline et eelmis sajandis kutsutakse ka siis 20. sajandit kutsutakse siis psühholoogia sajandiks. Reinhold Ebertin, siis tema nimi on siit kuskilt välja jäänud, aga tegemist siis Reinhold Ebertiniga siin ja tema kirjeldustega. Sellisest raamatust nagu The Combination of Stellar Influences. Ja siis hakkame juba jõudma siia kaasaegsesse veel lähemasse aega aastast 2006, siis ilmus selline raamat nagu Kosmose psüühe, Richard Tarnase kirjutatud, mida siis praegu tõlgitakse ka eesti keelde. Tema siis kirjeldab Marssi kui sellist arhetüüpset jõudu.
nüüd me hakkame ka sellise, ütleme siis sellise fokusseerituma, sellise kokkuvõtlikuma, selgema sellise Marsi arhetüübi kirjelduste poole jõuame. Marss esindab energilise jõu põhimõtet. See sümboliseerib psüühika seda osa, mis ajandab meid tegutsema, ennast kehtestama, võitlema, edasi ja vastu suruma, olema julged ja jõulised, konkurentsivõimelised või võitluslikud. Ehk siis, ütleme, kõik need, mis olid ka seal vanal ajal, aga nüüd samal ajal, ütleme, selline uuem, selline psühholoogiline pool, võib-olla ka me võiks liikuda siis nagu edasi tsivilisatsioonina siis sellisest arusaamisest, Marss on nagu sõda või sõjajumalad, et kuidas saada see sõda uuesti niiviisi purki, et siin räägitakse, et vanadel aegadel siin erinevatel ajastutel, suurtel ajastutel, kuldaaegadel on inimkond suutnud sellest sõjast nagu lahti saada, siis jälle mingil põhjusel see sõda tuleb alati tagasi. Äkki on siis sellise uue suhte loomine sellise punase maaga, sellise füüsilisel tasandil või siis sellise astroloogilisel tasandil või sellisel vaimu tasandil, et kui me astume näiteks Marsiga uude suhtesse, no sellise teadliku suhtesse Marsiga, et siis ehk me suudame ka siis seda Marsi seda varjupoolt või negatiivset poolt siis oma elus nagu taltsutada. Marss on arhetüüpne sõdalane, ta valitseb agressiivsuse, viha ja füüsilise energia võimu üle, samuti kalduvuste üle vigastuste, vägivalla ja impulsiivsuse suunas. Marsi peamised aspektid näitavad, kuidas inimene kipub elus tegutsema ja ennast kehtestama ning kuidas ta kogeb konflikti ja agressiivsust. Ehk siis need Marsi aspektid näitavad siis seda, kuidas inimene näiteks, nagu ma siin juba lugesin, eks. Et siin astutark.ee lehel siis saate näiteks enda sünnikaarti vaadata. Nii, võtmesõnad siis Marsi puhul. Energeetiline jõud, impulss ja võime oma tahet kehtestada, tegutseda ja liikuda energiliselt ja jõuliselt, mõjutada, edasi suruda ja vastu seista, kaitsta ja rünnata, tegutseda teravalt ja innukalt. Kaldus kogeda agressiivsust, viha, konflikte, kahju, vägivalda, jõulist füüsilist energiat, olla võitluslik, konkurentsivõimeline, julge, energiline, innukas. Kreeka sujumal Aares, Rooma Marss. Siis tarnase An Introduction to Archetypal Astrology, siuke lühike essee. Marsi siis sellised võtmesõnadeks. Ja tahtsin siis tuua teile võib-olla paar näidet siit ka veel, et näiteks transiitide puhul, et kui oletame, et mõni planeet on siis, mul on sel hetkel Saturn kvadraadis Marsiga, siis Saturn on siuke töö tegemine, Marss on ka selline jõud, tegutsemine. Mul hetkel on väga suur selline pingiline tööperiood käimas. Olen siis sellises Saturn Marsi transiidis ise, eks, et siin võib olla jõuline vastupidavus, füüsiline enesedistsipliin, raske töö ja püsiva pingutuse tulemuse saavutatud nagu lihasjõud, võime töötada palju ja kaua, siis ütleme, ühelt poolt Saturn töö, struktuurid ja siis Marss seda jõudu sinna panemuseks. Sunnitud raske töö, sunduslik tagasi varjupooled, siis ütleme, raskuseks. Väga tunnen seda hetkel ka, mul on hästi-hästi palju tööd hetkel käimas. Ja muidugi üks äge näide, mida ma olen siin palju toonud ka, kui äge see on, aga see on üsna märgiline, on siis see Volodymyr Zelenski, Ukraina presidendi siis see Pluto ja Saturni või see Pluto ja Marsi opositsioon transiit, mis on hästi pikk, on ju, sest et Pluto taevas liigub hästi aeglaselt, et kui siin vaatad veel transiite esimest korda või see teema ei ole nii tuttav, siis transiit siis ongi selline kaart, kus siin keskel on sinu sünnikaart üleval on siis need planeedid praegu ja siis seal on siuke tähenduslik suhe siis selle sinu sünnihetke ja sinu sellise põhiolemuse vahel selle, kuidas planeedid üleval on hetkel. Et seal on sellised hämmastavad sünkroonsused, eks. Et siis pikaajalised näitavad selliseid 24-aastased mõjusid ja lühiajalised näitavad nädala kuni kuu täpsuses. Ehk siis siin saab siis valida sellised pikaajalised planeedid on siis just need planeedid, mis aeglaselt liiguvad. Jupiter, Saturn, Uraan, need siin väljas, need planeedid liiguvad aeglaselt ja need lühiajalised on siis need kiired planeedid, mis liiguvad kiiremini, need siis näitavad selliseid kiiremaid protsesse või lühiajalisemaid protsesse meie elus. Aga just nende pikaajaliste jälgimine on, ma arvan, üsna oluline ja selline pidev jälgimine ka, et siis see jällegi aitab meil siis ka ehk siis nende planeetidega, nende põhimõjudega, nende arhetüüpidega olla nagu teadlikumas suhtes, näha, et milline tsükkel on meil just parasjagu elus käimas ja siis seeläbi olla ka nii nagu targem või teadlikum. Ja Zelenskil siis, mis siis juhtus, et temal siis tekkis selline märgiline transiit, Marss on ju siin tema sünnikaardis, siis Pluto läks taevas siia vastu talle.
ma võtan siit selle lahti, et siin, kui siin võtate need lahti, siis te näete siit ka niiviisi nagu puhtamalt seda. Ja siis on näha, et millal tal siis see pihta hakkas, see 3-kraadine vahemik, see 3 kraadi on siis see, kui on nagu eriti tugevalt need, ütleme, need mõjud juba elus näha. Ja temal siis juhtuski siin 13. veebruar 2022 ja siis mäletame, et siin 10 päeva hiljem, 24. veebruar, Eesti Vabariigi sünnipäeval 2022 algas Ukraina sõda. Nii, ja nüüd ta on siin, ütleme, 2 aastat, 4 aastat on juba praktiliselt see sõda kestnud. Ja nüüd tal selle aasta lõpus saabki tegelikult see Pluto opositsioon Marsi transiit läbi ja siis siin on ju tegelikult olnud palju kuulda juba selle aasta sees, et kuidas Zelenskõi ütleb, et see aasta saab sõda läbi ja nii edasi. Aga selline sünkroonsus siis tema sellise sünnikaardi Marsi puhul ja siis see Pluto seal taevas, mis on selline intensiivne, öeldaks kõike, mida Pluto siis puudutab, ta intensiivistab, ta võimestab, ta transformeerib, ta hävitab ja loob, eks. Siis võib korra siit lugeda neid kirjeldusi, et intensiivne tahtekonflikt on ju, sunduslik sõjakus, ülemäärane võitlusvalmidus, siin kõik selline väga selline sõja ja intensiivsuse teemadeks. Need võimas sõdalane, relvade käsitsemise oskus on ju. Ehk siis tema see Marss sai siin täpselt pihta selle Plutoga, seal on sõja alguses ja nüüd ta on siin selle sõja peal olnud tal siis terve see aeg sinna. Ütleme nii, et nagu ülimärgiline, väga-väga selgelt näha sünkroonsuseks. Ja siis innustan teid endid ka jälgima siis enda sünnikaarti, saama siis tuttavaks näiteks enda Marsi aspektidega enda kaardis. Kindlasti avab siis seda Marsi arhetüüpi teie elus, kuidas see teie elus avaldub ja kindlasti see transiitide jälgimine on ka just nagu võib-olla see kõige magusam osa, võib-olla see kõige olulisem osa, kõige selline valgustuslikum osa astroloogiast. Et saate seda kõike teha siin astrotark.ee lehel ja nii palju siis selleks korraks räägitud sai siis Marsi tähest, punasest tähest, ehk on teda ilusam kutsuda punaseks maaks või punane maailm, punane maa. Minu arust on palju ilusam nimi kui sõjajumala nimi. Ehk ma ka siis selle arhetüüpsastroloogiaga ja siis enda selliste põlisrahvastega suhtlemise läbi ja õppimise läbi ja üldse sellise eluteel siis ka katsun luua siis sellist uut suhet taevaga, uut suhet selle tähtedega ja kogu selle taevaga. Ehk siis selline punane maa on ilus nimi talle, selline sõbralikum ja soovitan siis ta taevast üles otsida ja enda sünnikaardist ja enda transiitidest, et olla teadlikumas suhtes siis selle punase maaga. Ja aitäh, et oled siis minu kanali jälgija, kui ei ole veel vajutanud siis seda subscribe nuppu, siis palun tee seda, see aitab mul kanalil kasvada ja näeme juba järgmises videos. Tšau!